Tänu Jeesusele. Ega mul ei ole midagi uut öelda, ikka seesama piibel ja Jumal ja Jeesus, et midagi uut ei ole, aga mõned väiksed mõtted nagu tulid. Sest Jumala vaim kõnetas mind ühe kirjakoha kaudu siin eile ja ma ei hakka rääkima sellest, mida ta mulle rääkis. See on liiga isiklik, aga see nagu inspireeris mind rääkima sellel teemal, millest ma siis täna tahaks rääkida. Ja mulle ei meeldi panna pealkirju, sest ma ei tea kunagi, kus ma alustan ja kus ma lõpetan, et selles mõttes need pealkirjad on üsna eksitavad. Aga vähemalt hakkaks minema sellise koha pealt, et miks paljud inimesed ei saa ikkagi jätta Jumala antud tõotusi, mis võib nende asjade taga olla ja võib-olla see, kui tahaks väga pealkirja panna, siis ma paneks Jumala 2 nägu. Kõlab ilusti tegelikult, eks. Jumala 2 nägu. Ja nüüd ma kõigepealt loeksin ette kirjakohad, kus me näeme tegelikult, milline on Jumala süda. Ja me oleme sageli võib-olla mõelnudki, et kui piibel ütleb, et Jumal on nii hea, ta on hea ja tema heldus kestab igavesti ja ta on kõikide heade asjade algus, siis miks on ikkagi kristlaste elus nii palju kannatusi, nii palju probleeme, nii palju võitlusi, nii palju tagasilööke, kui ometi tegelikult me usume, et Jumal tahab meil parimat, Jumala tahe on see, et meie käsi hästi käiks. Kas keegi usub seda, et meie käsi hästi käiks? Mõni võib-olla ei usu, aga tegelikult piibel ütleb seda, et temale meeldib oma sulase hea käekäik. See on Jumala sõna. Ja piibel ütleb ka seda, et Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi. Ma loen ka selle kirjakoha pärast ette, aga esialgu ma tahaksin päris pikalt lugeda ette Jumala sõna. 2 tähendamissõna ja need 2 tähendamissõna on Luuka evangeeliumist 15. peatükist ja kõigepealt 8. salmist alates. See on tähendamissõna, mis väga hästi paneb paika tegelikult selle, milline on Jumala süda. Kas Jumal karistab meid, kas ta nüpeldab meid, kas ta peksab igat poega ja ta armastab, nagu mõni kirjakoht ütleb. Et milline tegelikult on Jumala süda, me saame väga hästi nendest 2 tähendamissõnast teada. Ja ma loen 8. salmist alates. Või kui ühel naisel on 10 drahmi raha ja ta kaotab ühe, eks ta süüta küünla ja puhu koda ja otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui ta selle on leidnud, siis ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ja ütleb, rõõmutsege ühes minuga, sest ma olen leidnud draamiraha, mille ma kaotasin. Nõnda ütlen ma teile, tõuseb rõõm Jumala inglite keskel ühest patusest, kes meelt parandab. Et kui sina oled meelt parandanud patune ja oled tulnud Jumala juurde, siis sa tead, et tegelikult sellel hetkel on taevas hästi suur rõõm. Piibel räägib mitmes kohas sellest, kuidas suur rõõm tõuseb taevas ja kõik taevas rõõmutseb selles, et sina tegid oma otsuse õigesti, sina tegid oma otsuse Jumala kasuks ja sina kohtusid Jumalaga. Et sinule tundub see võib-olla, et see on ainult sina ja kedagi rohkem seal ei ole, aga tegelikult suur rõõm on taevas sellest, kui üks patune tuleb Jumala juurde. Ja nüüd ma loeksin siis järgmise kirjakoha, mis kohe jätkub siit, see on 11. salmist ja see on väga-väga tuntud tähendamissõna kadunud pojast. Aga ma räägin sellest kadunud pojast natuke võib-olla teise nurga alt, kui võib-olla tavaliselt seda räägitakse. Aga kõigepealt ma loen selle väga pika kirjakoha, väga pika ja väga südamliku kirjakoha ette teile. Vaata, veel ütles ta, ühel inimesel oli 2 poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mu kätte see osa varast, mis saab minule. Ja isa jagas varanduse nende vahel. Ja ei möödunud palju päevi, kui noorem poeg kogus kokku kõik ja siirdus kaugele maale ja seal ta pillas ära oma vara, elades kõlvatut elu. Aga kui ta kõik oli ära raisanud, tuli sinna maale kange nälg ja puudus hakkas talle kätte tulema.
Ja ta läks ja poetas enese ühe kodaniku juurde seal maal ja see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kaunadega, mida sead sõida, ja ükski ei andnud temale. Aga kui ta keskenes endasse, ütles ta, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, mina aga suren siin nälja kätte. Ma asun teele ja lähen oma isa juurde ja ütlen temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind kui ühte oma palgalist. Ja ta läks teele ja tuli oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi teda tema isa ja tal hakkas hale meel. Ja ta jooksis ja hakkas temale ümber kaela ja andis temale suud. Aga poeg ütles talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulasele, tooge kõige kallim rüü ja pange temale selga ja andke temale sõrmus sõrme ja kingad jalga ja tooge, veristage nuumvasikas ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud. Ta oli kadunud ja ta on leitud. Ja nemad hakkasid rõõmutsema. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja ligi, kuulis ta pilli ja ringmängu. Siis ta kutsus ühe teenijast enda juurde ja kuulas, mis see peaks olema. See ütles temale, su vend on tulnud ja su isa on veristanud nuumvasika, et ta on saanud tema tervisega tagasi. Aga ta vihastus ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa välja ja palus teda, kuid tema vastas ning ütles isale, vaata, nii mitu aastat orjan mina sind ja ei ole iial astunud üle sinu käsu ja sina ei ole mulle elades andnud ühte sikkugi, et ma oleks võinud rõõmus olla oma sõpradega. Aga kui tuli see sinu poeg, kes su vara on ära raisanud hooradega, veristasid sina temale nuumvasika. Tema ütles temale, laps, sina oled ikka minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu. Nüüd on tarvis pidu teha ja rõõmutseda, et see sinu vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ja et ta oli kadunud ja et on leitud. Me näeme, ma olen tänulik, et olite nii kannatlikud ja kuulasite ära selle kirjakoha. Osad võib-olla on teist seda kuulnud palju kordi, osad on võib-olla vähe kuulnud. Aga tegelikult meile võib-olla väga palju räägitakse sellest, et see räägib nii-öelda sõna otseses mõttes kahest pojast. Et vanem poeg, kes siis kodus orjas ja noorem poeg, kes siis sai oma varanduse kätte ja läks pilles selle ära. Tegelikult, kui piiblit uurida, siis see kirjakoht on küll tähendamissõna, aga terve Uus Testament on väga palju Jeesuse ütlustest tähendamissõnu täis, kus ta rääkis tegelikult varjatud sõnumit. Ja see kirjakoht, me võime seda rääkida ka, et see räägib ühest patusest inimesest, kes pöördub tagasi isa juurde. Kuid tegelikult see räägib Iisraelist ja see räägib Juudast. See on väga palju Varas Testamendis kirjas ja ma ei hakka praegu rääkima Juudast ja Efraimist. No ma tahan öelda seda, et Juuda oli see, kelle kätte usaldati käsuõpetus ja kes tegelikult elas nende varale, kes püüdis igatepidi kõike käsku täita ja sellega siis nii-öelda olla meelepärane oma isale, kuid ta tegelikult orjas. Ta tundis sellist orjapõlve vaimu, et näed, ma kõike teen, aga sina ikka mulle seda ei anna, mis mina tahan. Et sellega oli kaasnenud üks selline orjapõlve vaim, kus ta tegelikult ei saanud üldse aru isa südamest, kelle juures ta kogu aeg oli olnud. Ja nüüd, kui me vaatame Vana Testamenti, siis me näeme, et väga palju kirjeldatakse Juudat ja Efraimi, ehk siis Juudat ja Iisraeli. Efraim on Iisraeli hüüdnimi, kes ei tea. Kogu aeg räägitakse küll kahest õest, räägitakse kahest riigist, kahest kuningriigist ja mis nagu see keskne teema on, et Juuda jäi ikkagi kuidagimoodi sinna isa kotta, aga Efraimile anti lahutuskiri, ehk siis Iisraelile anti lahutuskiri ja Jumal saatis ta enda juurest ära lõplikult. Lõplikult sellepärast, et ta nii-öelda
nii vaimulik hoorus kui füüsiline hoorus oli jõudnud üle igasuguse piiri. Ja ma lihtsalt ennem, kui ma edasi räägin sellest kadunud pojast, ma tahan öelda, et mida see Efraim siis tegelikult tegi. Mida ta tegelikult tegi, et talle lahutuskiri anti, et ta täielikult minema saadeti. Ta põhimõtteliselt teadis, et Jumal on kõik loonud ja tema on Jumala loodu, aga selle asemel, et ülistada Jumalat kõige ilusa loodu eest, mis meil on, tervise eest, inimeste eest, kogu loodu eest, hakkas ta kummardama loodut ja andis au tegelikult loodule, mitte, see on tänapäeval New Age'is ka väga populaarne, eks ole, et me kummardame kõik võimalikku loodut selle asemel, et kummardada seda, kes on kõik selle loonud. Ja see on tohutu, ma ei oska öelda, ma ei saa rääkida Jumala eest, aga ma olen mõnikord, kui ma neid kirjakohti olen lugenud, kogenud piisakest nagu Jumala südamest, mida tegelikult Jumal nagu tunneb, kui tema on meie jaoks selle kõik valmistanud. Ta on meie jaoks selle valmistanud, ta pani meid valitsema tegelikult kogu maailma, ta on kogu loodus, ta kutsus Aadama, et anda kõikidele loomadele, lindudele, kaladele nimed. Ta tahtis teha inimesega koostööd, et olla ülisoojas ja armastuse osaduses ja näha tegelikult, kuidas inimene on õnnelik. Ja selle asemel inimene hakkab kummardama loodut, ta hakkab küsima abi selle loodu käest, ta kummardab kivisi, ta kummardab puid, võib-olla mitte otseses mõttes tänapäeval, aga põhimõte on selles, et otsitakse ebajumalat, otsitakse kuskilt mingid muud kanalid, kui selle asemel, et minna ja olla Jumala ees. Ja see oli nüüd see, mis tegelikult tehti. Ma ei hakka lugema siin võib-olla palju kirjakohti, aga üks selline Jeremias, ma loeks lihtsalt 8. peatükis, 8. salm. Kuidas te võite öelda, me oleme targad ja meil on Jehova käsuõpetus. Tõesti, vaata kirjatundjate vale sulg on teinud selle valeks. Targad jäävad häbisse, nad ehmuvad ja nad tabatakse. Vaata, nad on põlanud Jehova sõna, mis tarkus neil võib olla. Et Jumala sõna ütleb meile selgelt, et Jumala kartus on tarkuse algosa. Ja kui me käime seda teed mööda, siis tegelikult oleme kogu aeg Jumala tarkuses. Kui me hakkame kummardama loodut, kui me hakkame seadma ebajumalaid, siis see tarkus on otsas. Meil ei ole enam tegelikult, ei ole seda tarkust. Aga nüüd, kuna Jumal lahutas enesest lõplikult Efraimi, ta lõpetas lepingu ära Iisraeliga, sellepärast, et ta nimetab teda truuduseta naiseks, ta nimetab teda hoora naiseks. Ja nüüd me näeme kadunud poja loos, kuidas suur rõõm tõuseb, kui see kadunud pojad tuleb tagasi tegelikult isa kotta. Sest ta on käinud läbi kõik maailma teed ja saanud aru, et mitte kusagil ei ole tõde, mitte kusagil ei ole nii hea olla kui Jumala juures. Ja selleks teinekord Jumal laseb meil läbi käia igasugustest nii-öelda keeristormidest, ta laseb meil läbi minna õppetundidest, ta laseb meil tunda ja panna teinekord nagu pattu nii kõvasti vihkama, et me saaks aru, et ei ole kuskil maailmas kedagi või midagi, kellel oleks anda meile midagi rohkemat kui Jumalal. Ei ole mingisugust aseainet olemas. Et lihtsalt inimene teinekord mõtleb, et noh, ma saan nagu sedapidi ka ja teistpidi ka, aga tegelikult ei ole olemas seda aseainet. Ja siis ühel hetkel lihtsalt Jumal lasebki tal minna sinna sigade juurde, ta lasebki minna nii-öelda olukordadest läbi, kus tegelikult mitte keegi tal enam midagi ei anna. Ma ei mõtle füüsilises mõttes, see võib ükskõik mis pildi tuua. Ja tegelikult huvitav on see, et isa ei teinud ühtegi etteheidet. Et see on nüüd see koht, et hästi paljud inimesed kristlastest ka on, ütleme, pettunud Jumalas ja kibestunud Jumalas, sest nad ei ole
näinud, et Jumal tegutseks nii, nagu nemad sooviksid või paluvad või ühesõnaga Jumal ei ole nende palvetele vastanud nende ootuste kohaselt või nende järjekorras või et me oleme teinekord midagi palunud väga endale ja me ei ole seda saanud, siis me pettume, et näed, see asi ei toimi, Jumal ei aita meid, et tegelikult ei ole kunagi asi ju Jumalas, et Jumal teab täpselt, millest ta laseb meil läbi minna, mismoodi ta meiega tegeleb selleks, et täielikult meie süda endal saada. Et me täielikult ühel hetkel teeksime kannapöörde ja ütleksime, ma tahan sinna isa koju tagasi, sest seal on nagu kõige parem. Seal on kõige turvalisem, seal on sööki, seal on jooki, seal on kõike. Ja huvitav on nüüd need kaks juhtumist. Isa nägi seda kõike ette. Ta teadis, et see juhtub, et see poeg pillab kogu vara. Samamoodi Jumal teadis, et Iisrael läheb ja on talle truudusetu, ta hülgab teda, ta teenib ebajumalaid, ta tegeleb kõige kohutavama vaimse füüsilise hoorusega ja ometi, mida see kadunud poja isa tegi? Ühtegi etteheidet ei teinud ta talle. Ütles lihtsalt nii suur rõõm, kinkis sõrmuse, tegi pidu, tappis nuumvasika, selleks lihtsalt, et see poeg tuli tagasi. Et meie ei julge ka tihti peale, kui me oleme ära läinud Jumala juurest, me ei julge tagasi tulla, sest me arvame, et Jumal ei võta meid tagasi. See on üks põhiline kuradi vale, mida tegelikult valetatakse sageli. Ma olen vestelnud inimestega, kes on olnud 20 aastat Jumala juurest eemal, täiesti teadlikult ära läinud sellepärast, et ta ei saanud mingid palvevastused, mida ta ootas ja siis ta otsustas, et Jumal ei ole hea, Jumal ei vasta palvetele ja siis ühel hetkel ta tahtis tagasi tulla, aga hingavaeline kurat tuleb valetab, ütleb, et Jumal ei võta sind tagasi. Sa teadsid, et ta on olemas, sa teadsid Jumala sõna, sul on püha vaim ja miks ta peaks sind tagasi võtma, see reetur? Et see on jällegi see, et meie oleme loonud Jumal oma näo järgi, aga laskem ometi Jumal olla Jumal ja näidata, kes ta tegelikult on. Ja selles kadunud poja loos on sõnum nendel inimestel, kes on kibestunud, kes ei julge tulla enam, kes tegelikult ütleme, on enesesüüdistuses, hästi paljud inimesed on enesesüüdistuses, nad on teinud mingit pattu, nad on läinud kõrvale teadlikult ja siis nad arvavad, et neil tuleb ise endal see hind kinni maksta, mis nad on nagu valesti teinud, siis nad üritavad ennast kuidagi piitsutada selles asjas, aga me näeme, et isa süda on hoopis teistsugune, temale on tähtis ainult üks asi. See, et sa teed kannapöörde ja ütled, ma tulen sinu juurde täpselt sellisel, nagu ma olen sigade juures olnud, sead ei ole ma süüa andnud ega juua andnud, ma nüüd olen valmis isegi lihtsalt teenija olema oma isa talus, peaasi, et ma saaksin tagasi sinna, kus ma tegelikult lollipeaga ära läksin. Ja isa ütleb, et pidu tuleb hoopis. Sõrmus sõrme, vasikas ahju, teeme suure peo, sest nii suur õnnetund on see, et see kadunud poeg on tagasi tulnud. Mida vanem vend tegi, see, kes kogu oli orjanud, see oli kade, sellepärast, et tema oli oma arust kogu aeg on korralik ja nüüd tuleb välja, et tegelikult antakse sellele jällegi Juuda ja Efraim. Efraim, mis on paganate täisarvu sümbol piiblis. Meie kõik oleme Efraim tegelikult, kui see just Juuda ei ole. Mõned võib-olla on neist nimesi nimetamata. Et selles mõttes, et Efraim on paganate täisarv, mis tähendabki seda, et Juuda on kade, sest nemad on kogu aeg elanud käsuõpetuses ja üritanud välja teenida tegelikult seda Jumala armastust, mis justkui antakse paganatel täiesti tasuta Kristuses, antakse neile. Nii et see on kadunud poja lugu, aga teine lugu on siis see, et kuna Iisraelile anti lahutuskiri ja ta vana seaduse kohaselt ei tohi mees enda lahutatud naist tagasi võtta, siis Jumal andis Jeesuse ehk siis tuli ja maksis tegelikult ise oma truudusetu naise elu hinna kinni, et ta saaks uuesti temaga abielluda. Saate sellest mõttest aru, mis on nagu kõige imelisem ja kõige suurem armastuslugu üldse. Kui sind on nagu nii põhjalikult reedetud, sind on nii põhjalikult alt veetud, on sinule nii palju haiget tehtud, kui üldse saab olla. Ja siis sa lähed ja maksad oma elu selle inimese eest, kes sulle kõige rohkem on haiget teinud. See on suur armastuskiri. Ja see on see, mida Jumal tegelikult tahab öelda, et tule täpselt sellisel, nagu sa oled.
Tule täpselt selliste asjadega, nagu sa oled ja ära selles mõttes mõtle, et sa suudaksid ise oma tegudega või asjadega kuidagi midagi kinni maksta või ära heastada. Aga sellega see lugu ei ole lõppenud. Ma rääkisin Jumala 2 poolest ja teine pool, nüüd see esimene pool on see, et Jumal on ülihea. Me nägime nendest 2 kirjakohast, et tegelikult ta on ise maksnud selle hinna kinni Jeesuses ja ta tahab tegelikult, et sa mõistad seda, milline on tema süda, et sa ei looks Jumalat enda näo järgi, mis võib olla üsna kohutav, vaid sa saaksid aru, milline Jumal ise on tegelikult, milline ta on. Ja nüüd see teine pool on see, et Jumal on muutumatu. Kõigest hoolimata, et ta on armastus, ta on helde, tema heldus kestab igavesti, on ta muutumatu ja ta ei luba mitte mingisuguseid kompromisse oma sõnaga. Nüüd räägin siis sellest muutumatusest. Ja see muutumatus on siis see, ma loen kirjakoha ette Luuka 6 ja 46 salm. 2 maja ehitajat. Aga miks te mind hüüate, issand, ega tee, mida ma teile ütlen? Igaüks, kes tuleb minu juurde ja kuuleb mu sõnu ning teeb nende järele, ma näitan teile, kelle sarnane ta on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja võttis sügavasse ning rajas tema aluse kaljule, maja aluse siis. Kui siis suur vesi tuli, murdus vool vastu seda maja ja ta ei suutnud seda kõigutada, sest see oli hästi ehitatud. Aga kes kuuleb ega tee, see on inimese sarnane, kes maja rajas maa peale ilma aluseta ja voolav vesi rõhus selle vastu ja see langes kohe kokku ja selle maja varisemine oli suur. Me võime igat moodi tõlgendada seda kirja kohta. Me saame aru esimesest poolest väga hästi, et see kalju on Jeesus. Et kui me rajame oma elu, kui me rajame oma õpetuse Jeesusele, kes on samas ka sõna, kes on ju tegelikult sõna, kes sai lihaks, et me ei saa nagu neid asju lahus hoida. Et Jumal on sõna, ühesõnaga Jeesus on sõna ja ta on nii-öelda ka meie messias, aga ta on sõna, kes sai lihaks. Ja kui me rajame oma elu Jeesusele, siis see on nagu see kalju. Aga nüüd need inimesed, kellest ta räägib, et nad ei ole rajanud tegelikult oma elu kaljule. Mul kunagi oli üks selline jutlus, mida ma tahaksin praegu hästi põgusalt nagu võib-olla ka selle näite sisse tuua, sest see oli üsna selline Jumala käest saadud näide. Ja ta näitas mulle kunagi ühte hoonet, mis on nagu siis inimene, kes on ehitanud endale nii-öelda nagu maja, kes on ise see maja. Ja tal puudub vundament. Ja selle vundamendi asemel on ehitajad, kes hoiavad seda maja püsti. Ja selle jutluse pealkiri oli, et maja peab olema rajatud vundamendile, mitte ehitajatele. Sest ehitajad ehitavad mingi aeg seda maja ja siis nad lähevad ära. Ja kui ehitajad ära lähevad, siis see maja kukub kokku, sest siis ei ole mingisugust alust. Ja nüüd need ehitajad meie mõistes ongi tegelikult selline suund, kui Jumal või õigemini kui inimene näeb Jumalat ja ootab Jumalalt asju teiste inimeste kaudu. Ehk siis, mis on ehitajad? Mis on sinu ehitajad, mis sind ehitavad üles? Sind ehitavad üles number 1 ehitaja. Number 1 ehitaja, ma ei hakka nimesi nimetama. Ma ei ütle, et see on tähtsuse järjekord, aga ülistus, ülistajad, ilus muusika, ilus ülistus, see ehitab sind üles, see kastab sind, see toidab sind, see viib sind Jumala ligiollu. Jutlustajad, õpetajad, sõnateenistajad, väga paljud inimesed toetuvad nendele. Nad käivad erinevates kogudustes, erinevatel koosolekutel, nad saavad sõna siin ja sealt, see on vajalik, loomulikult see on vajalik. Ma ei ütle, et seda ei ole vaja, see on loomulikult vajalik. Kristus on seadnud õpetajad kogudustesse ja kõnelejad. Aga
ma räägin praegu sellest, millele sa rajad oma usuelu. Kas sa rajad selle nendele inimestele, kes kuulutavad ja räägivad, või sa rajad sellele osaduses Kristuses, mis on nagu sinu kõige aluse. Ja samamoodi head raamatud, mis iganes kristlikud filmid, head sõbrad, kõik see tegelikult ehitab sind üles. Need on ehitajad, kelle kaudu meie ammutame kogu aeg sellist nagu eestpalvetajad samamoodi. See kõik on piibellik, see kõik on oluline. Aga ma näen, ma olen väga paljude aastate jooksul näinud selliseid inimesi, kelle usk variseb kohe kokku, kui need inimesi ei ole. Kui mingil põhjusel ei ole sul enam elektrit, kui mingil põhjusel sa ei saa minna internetti, kuulata häid jutlusi sealt, sa ei saa kuulata muusikat, sind viiakse kuskile võib-olla metsaonni, kus sul ei ole üldse mingisugust suhtlemisvõimalust, siis ongi see küsimus, kus sa ammutad tegelikult oma jõudu, millisel alusel on tegelikult rajatud sinu koda. Ja selle kohta Paulus ütlebki, et üks on Keefase poolt, üks on Apollose poolt, üks on Pauluse poolt, aga tegelikult me peame olema kõik Kristuse poolt. Mis see tähendab, et Apollose poolt, Keefase poolt? See toob esile lahkmeele, see toob esile erinevad õpetused ja see toob esile selle, et tegelikult me sõltume inimestest. Me oleme oma usu rajanud inimeste peale, mitte Jumala peale. Nii see on nagu kõige olulisem põhjus, miks kibestutakse Jumalas, miks minnakse võib-olla kõrvale, miks hoitakse eemale, sest me oleme vaadanud inimesi, me oleme vaadanud hoone ehitajaid. Aga me ei ole näinud, kes Jumal tegelikult on. Me ei ole lasknud enda sees arusaamisel kasvada, et kristlus ei ole hobi. Ta ei ole eneseabiõpik. Ta ei ole midagi, mis on üks vahend selle maailma edu saavutamisele. Et ma olen usklik, siis palvetan ja siis saan oma kuningriigi üles sättida vastavalt sellele, nagu Jumal tahab. Ta ei ole see. Ta on isik, kelle ainukene soov on saada sinu süda endale, et olla sinuga abielus, sõna otseses mõttes. Et sa oleksid tema pruuta, et sa oleksid tema oma jäägitult. Ja uskuge mind, kui sa oled tema oma jäägitult, siis ta tahab sind ehtida kõige kaunimate ehetega, kõige kaunimate riietega. Ma ei mõtle üldse füüsilist poolt ikkagi siin praegu. Ma räägin kogu elust, aga ta ei taha, et sa rajad oma aluse ehitajatele, et sa vaatad inimeste peale, et sa kuidagi kummardad alateadvuses inimesi, sa jooksed inimeste järgi. Ta tahab, et sa oled tema järgi, et sa jooksed tema järgi ja sa saad aru, et kui mõni inimene või mõni laulja või mõni eestpalvetaja kuskil teenib, siis see on Jeesus, kes teda kasutab. Need inimesed on ainult vahemehed, need on vahendid, need on ehitajad, kes ehitavad seda koda. Nii et ma ei tea, kas mu pikk ja segane jutt, tegelikult väga lühike jutt veel, on arusaadav, aga see sõnum on ikkagi see üks ja sama. Mitte midagi uut siin päikse all. Jeesus on sinu peigmees, kes tuleb sulle üks päev järgi. Ja tema jaoks pead olema sina sellel päeval laitmatu ja plekita. Sa pead olema pruudi südamega, kes ootab jänusena, millal peigmees tuleb. Iga üks, kes kas või kord elus on olnud armunud, saab aru, millest ma räägin. Sa ootad seda hetke kõige rohkem, millal sa saaksid selle inimesega kokku, kellest sa oled armunud. On ju nii tegelikult. Öelge aamen keegi või noh. Pole olnud armunud keegi siis või? Pole olnud keegi armunud või? Hallo? Vähemalt üks on olnud armunud, väga tore. Et kui sa oled olnud armunud, siis sa tead, et sa võid igasugust hinda maksta selle nimel, et saada kiiremini oma armastatu juurde. Sa võid ükskõik mida teha selleks, et kiiremini saada. Aga kui me mõistame nüüd igavikulises mõttes, siis Kristus on meie peigmees, kes tuleb oma pruudile järgi ja tema tahab kõik need asjad, mis su elus juhtuvad. Isegi ma tõin täna hommikul siin ühele neiule hea näite telefoni teel, mis mulle mõtlesin, et ma seda õhtul kasutan, et kui väike laps tahab nii kangesti minna pliidi juurde oma näppe kõrvetama ja sina hea lapsevanemana
hoiatad teda mitu korda, et palun ära tee seda, sa saad haiget, ära mine sinna, aga ta sind ikka ei kuula, siis sa lõpuks lased, sa lihtsalt vaatad pealt ja lased tal need näpud natuke ära kõrvetada, sellepärast, et siis ta saab ilmutuse liha ja vere kaudu, mis on tegelikult see, et ema ei ahista või isa ei ahista last, kui ta ütleb ära tee seda, vaid ta ütleb seda sellepärast, et see laps oleks hoitud ja kaitstud, et ta ei kõrvetaks oma näppe ja sellepärast mõnikord lastakse meil läbi minna asjadest. Jumal laseb, mõnikord öeldakse, kuidas Jumal lubab. Aga ta lubab, sest tema vaatab igavikulist asja, tema tahab sinu südant, ta tahab sind kutsuda. Ta ei taha, et sa rajaned hooneehitajatele või näed ainult tema armu, kus ta on see armastav kadunud poja isa, kes ootab oma poega tagasi. See on asja üks külg. Aga teine külg on see, et ta on muutumatu. Ja võt siin on veel üks kirjakoht Johannese evangeeliumis. Mis ütleb, et Johannese evangeelium, see on Uues Testamendis, 15. peatükk ja 4. kuni 8. salm. Jeesuse enda sõnad. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Kui keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja, nagu viinapuu oks ja kuivab ära. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle. Ja 7. salm ütleb, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate ja see sünnib teile. Mis need sõnad on? Jeesus ütles igasugust sõnu, aga nagu ma alguses ütlesin, Jeesus ongi sõna. Ta on elav sõna. Ja see ei ole ainult Vanas Testamendis, see on ka Uues Testamendis. Ta ongi elav sõna. Ta on sõna, kes sai lihaks. Tema ongi sõna ja ta on samas Jeesuse. Ja kui meie jääme temasse, siis see tähendab seda, et me peame jääma tema sõnasse ja me peame jääma tema armastusse. Kui me sinna ei jää, siis ongi see, et me oleme Apollose poolt, Keefose poolt, meie maja ei ole rajatud temale. Ma nägin kunagi ühe unenäo, kui ma olin väga noor kristlane. Ma nägin, et suur valge laev läks mööda merd ja mina olin seal laeva peal. Ja seal oli tohutult palju rahvast. Ja siis tuli torm ja see torm läks järjest suuremaks. Ja see laev kõikus ja kõikus ja kõikus. See oli nagu selline lahtine nagu autotekk või selline, kus me olime. Ja ühel hetkel pidi väga kõvasti sellest laevast kinni hoidma, sellepärast, et need lained läksid juba liiga suureks ja inimesed hakkasid merre pudenema, kes ei hoidnud sellest laevast kinni. Ja ühel hetkel, kui see torm oli juba väga suur, siis ma nägin, et enamus inimesi olidki meres ja nad uppusid, sellepärast, et nad ei hoidnud kinni sellest, kus nad pidid kinni hoidma. Ja ma ärkasin üles, mina jäin sinna laeva peale ja ma saingi aru, et tegelikult nagu piibel, nagu sõnagi ütleb, et kui tulevad igast maailma mured või raskused või mingisugused muud asjad või kiusatused, siis tegelikult need lained, need ongi need lained. Need lained uhuvad meid ära ja mõned inimesed ei pruugigi enam kunagi sealt tagasi tulla. Sellepärast on nii tähtis jääda Jeesusesse, jääda sõnasse. Ja nüüd veel 2 asja. Ma olen seda jaganud siin grupis juba ühe korra, aga ma räägin lühidalt selle uuesti, sest see tuletati mulle täna hommikul meelde ja ma pean rääkima, kuna paljud ei ole seda kuulnud, ühe unenäo, mida ma nägin 2010 aastal ja Jumala vaim ise rääkis, õigemini Jumal ise rääkis muga selles unenäos. Et ma ei ole neid unenägusid väga palju näinud, kus ta isiklikult füüsiliselt räägib minuga unenäos. Ma ei näe tema nägu, aga ma kuulen tema häält ja ma tean, et Jumal on seal ja ta räägib minuga. Ja Jumala vaim, ma ei hakka, see on väga pikk unenägu, ma räägin seda hästi lühidalt praegu lihtsalt. Aga see, mida ta ütles mulle, on see, et ma tahan õnnistada oma kogudust. Me saame aru ju, et kogudus ei ole konfessioon, vaid kogudus on Kristuse ihu, kus ta iganes koguneb ja mida ta iganes teeb, see on koguduse, Jumala kogudus, Kristuse ihu.
Nii et ta mõtles mitte mingit konkreetset kirikut või konfessiooni, vaid ta mõtles konkreetselt siis Kristuse ihu. Ja ütles, et ma tahan õnnistada oma kogudust, aga ma ei ole saanud seda teha. Sellepärast, et te olete mugandanud minu sõna. Te olete muutnud minu sõna, te olete pisendanud, te olete juurde pannud, te olete ära võtnud. Ja see tundus mul sel hetkel selles unes isegi täiesti uskumatuna, et kuidas inimene üldse julgeb nii teha. Aga kui, kes on ise saanud nagu ütleme vaimset tunnetust või ilmutusi, siis te saate aru, et seda on tihtipeale raske rääkida edasi. Sa pead nagu kuidagi tõlgendama seda või kuidagi mitte tõlgendama, vaid sa pead selle, mida sa tunned, ka nagu edasi kandma. Ja see, mida ma kogesin, nagu oligi see, et pole olemas suuremat ülbust inimese poolt kui see, kui ta tõstab endast Jumalast kõrgemale nagu saatan, kes tahtis ju tegelikult Jumala trooni endale saada ja võtab õiguse muuta mingisuguseid seadusi, muuta mingit sõna, muuta seda teist. Ja kui ma praegu selle peale mõtlen, siis alles hiljuti, just nimelt ühes väikses piiblitunnis, ma avastasin, et üks Eesti konfessioon on pannud oma kodulehele üles 10 käsku, kus ta on julmalt ühe käsu ära võtnud ja teinud ühest viimasest käsust 2, poolitades neid. Mis tähendab seda, et inimene on lihtsalt julgenud minna Jumala sõna kallale. Ta on midagi ära sealt võtnud ja siis teinud nagu 2 viimasest. Ja kui ma seda nägin, siis see tundus mulle nii uskumatu, kuna tegu on Eesti ühe tuntuma konfessiooniga, kes on kirikute nõukogus, kes peab ennast usaldusväärsuseks kirikuks. Siis ma mõtlesin, et kuidas see on võimalik üldse, et keegi julgeb sellist asja teha. Et ta kirjutab lihtsalt nagu teistmoodi. Siis ma lugesin hiljuti ühe teise koguse asju ja tuli välja, et täpselt samamoodi on mingid asjad ära lõigatud. Ja siis mul tekib nagu küsimus, kas see ei olegi mitte see, et üks on Apollose poolt, üks on Keefose poolt, üks on Pauluse poolt. Keegi on kellegi poolt, aga me ei ole Kristuse poolt. Me ei saa aru tegelikult, et Kristus ongi sõna ja me peame tulema tema juurde, et rajada tema peale oma kalju. Ja selles unenäos anti mulle konkreetne korraldus tegelikult uurida piiblit, mida ma ka tegin ja mida ma teen veel, aga anti korraldus üleskutse inimestele esitada, et tulge tagasi sõna juurde, tulge tagasi tema juurde. Jätke igasugused inimlikud arvamused, inimlikud arusaamad, igast vaidlused, tulge tema juurde tagasi, otsustage teha see kannapööre. See ei tähenda seda, et te peate elama kuskil patus, et teha kannapööre. Kannapööre on ka see, kui me otsustame hakata Jumalat võtma tema sõnast ja ehitama tegelikult oma usuelu tema sõnale ja püha vaim teeb elavaks kõik selle, mida ta on meile rääkinud. Et see on tegelikult üks üleskutse, et ärge vaadake inimeste peale, ärge oodake inimestelt asju, oodake Jumalalt asju. Tema on ainuke, kes võib teid tervendada, tema on ainuke, kes tahab ja on maksnud hinna teie eest, kes kõige rohkem ootab teid. Ja lõpuks üks väike tunnistus, üks esimesi kordi, kui ma seal rääkisin, siis ma rääkisin sellest, kuidas minu abikaasal sai vähidiagnoosi endale ja ma lihtsalt, osad juba teavad, mis juhtus, aga ma tahan, kuna siin ei ole kõik seda kuulnud, siis ma tahtsin lühidalt seda rääkida, sest mul on uusi uudiseid eilse päeva seisuga värskeid. Ja see tunnistus ongi siis selline, et ma teadsin, et Alari elab Norras ja ta ei käi Eestis hetkel. Ja ma teadsin juba ammu, et tal on mingid tervisehädad, et ta kurtis, et ta on väsinud ja tal on hästi suured valud jalgades ja seljas ja igasugused muud asjad ja ta nägi ka halb välja, ta jume oli väga halb. Juba mitu aastat, aga kui sa nagu harjud ära ja ta ise ka nagu ei tundnud vajadust arstite minna. Ja siis, kui ühel hetkel ta hakkas kurtma juba väga tõsiseid sümptomeid ja ta rääkis, et need on juba ammu tal olnud, siis ta läks mu palvel arsti juurde ja tehti tal vereanalüüs, mis näitas, et see on kohutavalt halb ja tõenäoliselt on tal siis eesnäärmevähk.
mitte lihtsalt suurenemine. Las ta olla kustus. Võib olla küll kustus. Ei või või? No hea küll, paneb olema siis. Me hakkame lõpetama, siis ma alati niimoodi vilgutama, eks ole. et selles mõttes tal arst ütles kohe, et siin on väga halvad ootused, aga noh, et saadeti nii-öelda siis uuringutele haiglasse 4 päevaks. Ja ma teadsin kogu aeg oma sees, et tal on vähk. Ma teadsin lihtsalt oma sees seda, et tal on väga halb diagnoos ja ilmselt on see juba kaugele arenenud, et see ei ole nagu mingi selline väike asi. Ja ma palvetasin loomulikult selle pärast ja siis ta oli kolmapäev, neljapäev uuringutel haiglas ja reedel pidi saama siis vastuse, mis need uuringud on. Ja öösel järsku Jumal külastas mind, nii-öelda neljapäevse vastu reedet siis. Ja ma ei ole mitte kunagi elus nii tugevasti tundnud taevast puudutust, välja arvatud muidugi see, kui ma päästetud sain, kus ma kogen, nagu ma võiks puudutada üleloomulikku sfääri, et see on siinsamas tegelikult. See imede sfäär on siinsamas tegelikult. Ja see oli nii tugev, kuidas ma seda kogesin, et nagu oleks Jumal ise tuppa astunud. Ja ta ütles mulle häälega ühe lause, Alari on terve. Ja ma ütlesin, okei, selge, terve. Ja ärkasin, see ei olnud une nagu, see oli ilmsi. Ja see jäi magama, ärkasin hommikul üles ja teadsin, et Alari peab diagnoosi saama, ma helistasin talle, et öelda, mis Jumal ütles, ma ei saanud teda kätte. Ja siis lõpuks ta helistas ise mulle ja ütles jah, et arst käis, rääkis minuga pikalt, et mul on vähemalt 4-5 aastat, võib-olla 6 aastat juba vähk olnud, et on metastaasid läinud juba igal poole luudesse ja liigestesse ja selgroo on ära söönud lausa mingisugused kõhred või mingid asjad seal, et sellepärast tal ongi nii suured seljavalud ja et asi on väga tõsine, et ta saab nüüd hakkab süste saama ja keemiaravi ja kiiritus ja kõik asjad on nii-öelda talle siis peale pandud. Ja mina ise mõtlen, et huvitav on, et just Jumal ütleb, et Alari on terve ja siis ma kuulen kõik nendest keemiaravidest ja kõikidest õudsetest asjadest sellel reedesel päeval. Ja siis otsustasin sinna sõita selleks ajaks, kui ta keemiaravi hakkab saama. Ise mõtlesin kogu aeg, et kuidas ma peaksin tõlgendama seda, et Alari on terve. Kui tegelikult ma ise vaikselt lootsin, et arst tuleb ütlebki, et ta on terve. No, see oli minu tõlgendus sellest asjast. Aga tegelikult arst ütles täpselt vastupidi, väga halvasti oli kõik. Ja siis ma läksin sinna, et toetada ta ja kui ta keemiaravi saab on ju. Ja lähen sinna, sain taga kokku ja järsku vaatan, et see pole üldse see mees, keda ma viimati nägin. Et sellel mehel küll midagi viga ei ole. Täitsa terve mees. Ja ta oli väga hea jumega ja täiesti nagu ütles, et kõik on korras, et mul ei ole mitte mingid valusid enam. Ja ma olen täiesti terve, aga ma ei tea, arstid tahavad keemiaravi teha ja vähidiagnoos ka ja siis hakkasime rääkima ja tuli välja, et kõik need uuringud tehti ennem seda, kui Jumal ütles, et ta on terve. Ehk siis kolmapäev, neljapäev. Aga neljapäev öösel vastu reedet Jumal ütles, et ta on terve. Aga reedel ta ei tehtud ühtegi uuringut. Need olid eelmiste päevade analüüside vastused, mida ta siis sai. Ja ta ütles, et tegelikult reede hommikul ta ärkas üles ja ta tundis, et ta on terve, ennem kui mina jõudsin talle öelda seda üldse. Sest tal olid kõik valud äkki läinud. Tal olid kõik valud läinud, tal ei olnud mitte mingid sümptomid, eesnäärve vähikanga, igasugused muid sümptomid meestel, ka need olid kadunud kõik. Ja siis pärast seda ta otsustas, et ta ei lähe kuskile ravile. Sellepärast, miks ta peab minema oma head tervist rikkuma, eks ole. Ja ta otsustas, et ta ei lähe keemiaravile, ta ei lähe kiirdustravile, ta ei võta enam, ta ühe süsti sai, süsti ka ei võta. Ja siis hakkas see päris hull asi peale, sest arstid ju ei usu, et Jumal tervendab, eks ole. Ja arstid said aru, et see on ilmselt see eitusfaas, eks ole, et inimene ei taha nagu tunnistada haigust ja püütsitada ikka vägisi sinna haiglasse saada. Aga Alari oli julge ja ütles kohe, et Jumal mind tervendas, ta ütles mu naisele, et ma olen terve ja ma ei tule kuhugi. Ja nüüd see pikk jutt lühikeseks. Eile ta nüüd käis uuesti analüüsi andmas ja talle näidati seda kõverat. No Norras on ilmselt teised numbrid, ma ei oska öelda, kuidas Eestis on. Näidati seda kõverat, kuidas tema see vereanalüüs oli siis langenud. Et kõigepealt oli see number olnud 2700, mis on kõrgem kui üldse see kõver näitab, et ta oli veel kõrgem, et kõige hullem, mis üldse olla saab, eks ole. 2700
siis pärast seda, kui Jumal ütles, et ta on terve, langes see 130 peale, siis oli 30 ja nüüd oli 15. Ja arst ütles, et see on ta põhimõtteliselt tunnistati terveks. Ilma ühegi rohuta ega meditsiinilise sekkumiseta. See juhtus eile just. Ja arst ütles juba eelmine kord, et peaaegu korras, kui ta eelmise korra andis. Aga nüüd ta ütles, et ta on täiesti terve, et me ei saa aru, kuidas see on juhtunud, et kas see üks süst tegi siis imet teil on ju, mis ta siis alguses sai haiglas. Et põhimõtteliselt mustvalgel on nüüd meditsiiniline, ta lubas selle välja printida, mulle saata, on olemas mustvalgel meditsiiniline tõestus selle kõvera kohta, mis siis hakkas juhtuma vahetult peale seda, kui Jumal ütles, et on terve. Nii et halleluuja, mul ei olegi ausalt öeldes oma isiklike tuttavate seas ühtegi nii tõsist imet, mida saab meditsiiniliselt nagu tõestada. Et siin keegi ütles ka kunagi, kes isegi praegu siin viibib mulle, et räägitakse tervendamiskoosolekul, kõik sai terveks, aga kus on need tõestused pärast ajalehtedes, kuskil tunnistused YouTube'is, et reaalselt on sul füüsiliselt ette ka näidata. Sest mina ütlesin ka talle, et sa ei saa ennem nagu teha selgeks seda maailma inimesele, kui sul on näidata paber. Et sa näed paberi peale, et see on mustvalgel, et sa oled terve on ju. Ja selles mõttes, et kuna sellest oli siin juttu tookord, kui ma veel ei teadnud kõike seda, mis ma praegu rääkisin, kui ma olin alles minemas Norrasse, siis tahtsin anda lihtsalt ka nagu tagasisidet, kes nagu teavad ja kes ei tea, et tegelikult Jumal on imeline, ta ei ole kuhugi kadunud ja see, mida ta teeb ühele, seda ta teeb ka teisele. Et mis puudutab nüüd Alarit, võib ju küsida, et miks ta siis üldse pidi haigeks jääma. Üks asi on muidugi see, et Jumala teod saaksid avalikuks, nagu Piibel ütleb, et meil usk kasvaks, et me näeksime tunnistusi. Aga teine asi on ka see, et ta oli ise enda kohta öelnud halvasti. Iseenda kohta ta oli öelnud mingit sõnu ja ma tegelikult ütlesin talle ennem seda ka, et paranda meelt ja palu andeks Jumala käest need sõnad, mis sa oled iseenda kohta rääkinud. Et sa oled rääkinud mitte õiges vaimus, et see on väga halb, mis sa oled öelnud enda kohta, oma sünni kohta, oma olemuse kohta üldse, et kes sa üldse oled. Ja palun, et Jumala käest andeks, et sa ise endast oled selliseks või teiseks nimetanud. Ja ta tegi seda ja pärast seda tuligi Jumal ütles, et Alari on terve. Et tõesti, see on suur ime ja ma lihtsalt jagan seda sellepärast, et teie enda usk kasvaks. Et kes iganes vajab imet oma elus, mida Jumal teeb ühele, seda teeb teisele. Et ei ole niimoodi, et ta teeb vahet inimeste vahel. Et igaüks meist vajab oma imet praegu ja igaühel on omad võitlused, nii et tulge tagasi tema sõna juurde, sellepärast, et Jumal on öelnud sõnast, et tema sõna ei tule kunagi tühjalt tagasi. Kui see on välja läkitatud, see on tegelikult nagu nool. See on nagu nool, mis lastakse välja vastu sihtmärki. See on muide isegi vanas heebrea keeles, see ongi tegelikult nagu sõna välja saatma, ongi märki laskma tegelikult. Et sa lased nagu märki, sa saadad nagu välja sõna ja see teeb seda, mida sa on öelnud. Ja Jumala sõna on selleks, et kui sa selle välja saadad, siis see ei tule tühjalt tagasi. Aga see toimib ainult siis, kui tegu on Jumala sõnaga. Mitte inimeste poolt ära solgitud või miksitud või mingisuguste omavoliliste tõlgenduste või arusaamaste või selliste asjadega. Siis ta ei tule. Sõna on ainult see, kui ta on päris Jumala sõna. Ja siis tema teeb. Nii et kui sina vajad oma elus täna läbimurreta, siis Jeesuse nimel see läbimurre tuleb. See läbimurre tuleb, see ime tuleb ja Jumal tahab kõige rohkem, et sa tuled tagasi tema juurde ja võtad teda kui peigmeest. Et ta ei ole hobi. Miks ma seda hobid nimetan? Jumal on rääkinud seda mulle kunagi. Ta on näidanud, et paljudel inimestel on Jumala teenimine nagu hobi, et kui sul on aega või raha üle, et siis sa teed seda. Et hobiga tegeletaksegi vabal ajal, et kui sul nagu aega üle või niimoodi on ju. Mitte see ei ole kõige tähtsam minu jaoks, et sellepärast ma ütlengi, et ta ei ole hobi. Ta ei ole see, et kui mul on aega üle, siis tulen ja teen ja olen. Ta peab olema sulle kui peigmees ja kui ta ei ole, siis palvetame selle pärast täna.
ja ma arvan, et ma lõpetan praegu ja teeme ühe väikese lühikese palve selles suhtes, paneme silmad kinni ja lihtsalt palvetame, et see, mis on Jumala südames, see saaks ka meie südamesse, see saaks. Issand, me tuleme su ette Jeesuse nimele ja me tõesti palume andeks, kui me oleme enda kohta rääkinud sõnu, kui me oleme rääkinud kellegi arvamust või keegi teine on rääkinud meile oma arvamust. Issand, me lihtsalt palume, et sa tõesti puhastaksid meid kõikidest valedest sõnadest ja kõigest sellest, mis ei ole sinu suust lähtunud. Me lihtsalt palume praegu, et sinu sõna saaks elavaks ilmutuseks meie sees, meie südames. Täida meid oma taevase sõnaga, Issand, oma püha vaimuga, et me saaksime ühe ärkamise, ühe äratuse sinu käest, Jumala. Et me võiksime tõesti panna kõik oma koormad praegu siin maha ja lihtsalt öelda, halleluuja, minu Jumal elab. Minu Jumal on elav, tema sõna ei tule tühjalt tagasi ja tema teeb seda, milleks tema sõna on välja läkitatud. Isa, me täname sind selle eest, et see sõna on täna ja praegu siin, sest sina oled muutumatu, sina oled sama eile, täna ja igavesti, sina ei ole muutunud. Ja sellepärast tõesti, me palume andeks, kui me oleme tahtnud minna kõrvale või oleme võtnud sind kui hobi või oleme pannud sind kuhugi riiulile ja tarvitanud omarust siis, kui on häda käes ainult. Ja siis, kui kõik on hästi, siis me oleme eemale läinud. Me lihtsalt palume andeks need asjad praegu ja me palume, et meie võiksime olla tõeline pruut, kes ootab oma peigmeest, kes igatseb oma peigmeest ja kelle jaoks oled sina, Jeesus, kõige tähtsam üldse. Me lihtsalt palume seda praegu. See on sinu töö meie südames, aga see on meie otsus samas seda teha lasta. Ja sellepärast me oma otsusega avame. Avame praegu lihtsalt ja palume, et sina võiksid olla meile kõik õieks. Täida meid lihtsalt oma püha vaimu ja ärkamise tulega. Ärata üles kõik need inimesed, kes tunnevad, et nad on kuidagi kuival või kuidagi ei ole sellist esimest armastust või ärkamise tuld nende sees. Isa lihtsalt ärata meid üles. Sa oled öelnud, et tulge kõik, kellel on jänu ja jooge sinu käes, sest sina annad eluvett ilma hinnata. Tee meid jänuseks, et me võiksime juua. Tee meid jänuseks ja täida meid ülevoolavalt praegu oma püha vaimuga. Tänu sulle lihtsalt selle eest. Anna armu, et me võiksime kõik jääda sinusse ja sina meisse. Et ükski ei oleks see, kes läheb ära kuskile oma teedele ja ei tulegi enam tagasi. Anna meile armu, Issand, et me võiksime jääda kõik püsima sinusse. Jeesuse nimele. Tänu sulle, Issand, selle eest. Jeshua nimel, aamen.